Da chamada, chamada na cena. Marcada, chamada, chamada, chamada na cena. Marcada, chamada, chamada na cena. Marcada, chamada, chamada na cena. Marcada, chamada. All the ladies hold up, hoping to ride it's a brand new motor. They wanna fly it. Meil on siis täna 1. juuli ja me oleme jõudnud Kreetale. Igatahes jah, meil on siis jälle meie naiste reis, 8. reis. Emps istub ka ees, tuli väga tige, et ta peab ees istuma taksojuhiga. Aga igatahes lennud läksid üliilusti ja väga heal ajal. Ehk siis meil oli kell 9 midagi lend, nüüd on kell 1, nii et me lähmegi praegu taksoga hotelli. Maandusime siis Heraklionis, on ju? Ja põhimõtteliselt meie siis hotell on seal Hersonissose lähedal. Analipsis jah, või mis iganes see koht on. Ja me sõidame vist äkki taksoga mingi 20 circa minutit, võib-olla natukene peale. Ja takso läks siis praegu meil 42 eurot, nii et 14 euri nägu. Ma arvan, et see on väga okei hinnaga saadud. Nii et jah, siis ma varsti näitan teile hotelli. Jõudsime täpselt nii, et me saame nüüd lõunasöögi ka teha. Võtsime siit kiirelt mingid asjad, sest kõht on mega tühi. Ja see on siis meil süke hotelliala. Tundub väga nice siin. Ja selle hotelli nimi on siis Stella Blue Seaside. Üks põhjus, miks me Kreekasse tuleme, on see freaking Kreeka salat. See on lihtsalt nii hea siin. Ja nagu see sibul to die for. Ja muidugi ikka veini ka siis saabumise puhul. Tšin-tšin! Veini, maja veini esimene emotsioon. On tõesti jah, see on nagu siuke väga mõnus, suvine, kerge. Tavaliselt ei ole jah need, meil on siis all inclusive ja tavaliselt need majaveinid ei meeldi mulle väga, aga see valge vein on nagu väga maitsev. Tegime siis oma check-ini ära ja nüüd istume oma autos. Ja siis meid viiakse praegu kohvritega tuppa. Aga pole aimugi, kui kaugel me oleme. Meie majake on siis seal. Nii, saime oma toa kätte. Väga cute. Empsi voodi, minu Laura voodi. No mitte kõige suurem tuba, aga väga ilus on siin on vist tuss. WC, peegel, kraanikõus. Meil on nagu siuke aiamajakene, ma ütleks selle kohta, siit tuleb välja. Sa oled nagu kuskil aias lihtsalt, siin me saame veel selle vanni täis panna ja väga nice. Nii, lähme vaatame siis oma basseini ala ka üle ja nagu reaalselt, ma ei tea, kui hästi siit näha on. Ma olin haige ja nüüd mul on allergia siin ees. Nagu kõik on mingi täpiline, sest et ja ma jäin, täna on kolmapäev, esmaspäev ärkan üles ja mingi jumala nohu jälle haige, nagu klassik miilgeselt suve haige. Ja ühesõnaga, kus ma üritasin ja siin enne reisi mingi hullult ravida ennast, et kiirelt terveks saada. Ja ma määrisin omale rinna peale seda taist ostetud, nagu see tiigrisalbi moodi või mis iganes see on. Aga nagu seda ei tohi naha peale niimoodi panna ja no ja nüüd ma olen lihtsalt mingi täpiline. Õnneks täna on tegelikult natukene parem. Eile öösel mingi sügeles räigelt magada ei saanud. Aga jah, ma ei tea, päikest vist siia ette väga võtta ei tohiks. Aga noh, ma ei tea, äkki ikka selja peale veid saab. Tulime koju ja meil on oma kass siin juba. Tule. Veits on ju. Natuke siis päevitasime ja sättisime seal vaikselt ja siis nüüd lähmegi õhtus sööma. Nii et ja ma arvan, et see õhtusöök on siin ka väga hea, sest lõunasöök oli tõesti nagu super. Nii et ja nüüd lähme õhtust sööma. Nii ilus valgus on ka praegu siin.
alustame siis mingi siukse asjaga. Jälle sama valge vein. Ja no siuke vaade. Nii ilus. Nii, järgmine mingisugune eelroog, marineeritud lõhes, sibulaki ja rohkem ma ei tea, aga see eelmine asi oli mega hea. Väike magustoit ka ikka, puuviljad, mingi kokk, ma jälle ei mäleta, mis see siis oli. Lemon pie. Lemon pie. No söögid on igatahes mega head siin hotellis ja tegelikult siin kõrval, samal ketil on veel kõrval teine hotell, mis on siis ainult täiskasvanutele. Minu arust see teine seal kõrval on 5 tärni oma, see siin on 4 tärni. Aga jah, ma ei tea, ma ei ole minu arust siin ka väga palju lapsi näinud, nii et üli okei. Nii et jah, ma ei tea, minu arust hotelli kohta pole küll midagi halba öelda, kõik on väga-väga mõnus siin. Okei, siin hotellis on hoopis, kus meie oleme 12+. Nii et jah, ja teises on siis, ma ei tea, 18 siis või 21 või? 18+. Nii, tere hommikust, meil on täna teine päev. Eile läksime suht vara magama, mingi, ma ei tea, kell 9 olime juba toas ja nii väsinud lihtsalt ja siis sättisimegi magama. Ma veel töötasin oma mingeid pilte seal ja asju. Ja isin siin väiksed kassipojad. Nii armsad. Ja aga ma ei tea, mul ikka veits see haigus ja kõrvalukus ja ma ei tea, magada väga hästi ei saanud. Aga igatahes me Lauraga eile õhtul leppisime kokku, et ärkame kell 7 ülesse, lähme trenni ja nii tegimegi, ärkasime 7, käisime trennis ära ja nüüd siis viskame oma rätikud passu äärde, käime sööme hommikusööki ja siis jah, tavaliselt meil ongi siis siuke rutiin, et peale hommikusööki põhimõtteliselt lähmegi päevitama, mingi paar tundi päevitame ja siis ma ei tea, kas vaatame kuskil ümbruses ringi või ma ei teagi, mis me täna teeme. Otseselt mingit plaani pole paika pannud, sest siin otseselt siin ümber väga tegelikult midagi väga palju pole. Eile õhtul natuke peale õhtusööki jalutasime, siis jah, mingid pisikesed väiksed poed on küll, aga pigem vähe, et see ei ole siuke hullult asustatud koht. Et kui jah, tahta ikkagi kuskile linna mingi shoppama minna, siis me peame sõitma kas siis Heraklioni näiteks, mis on siis, ma ei teagi, no ikka veits on siit minna, et selle peab siis ette võtma. Aga jah, ühesõnaga vaatame jooksvalt, mis me teeme ja praegu lähme hommikusöögile. Meie kohad siis täna saime siia. Ja kui me Lauraga siit trenni läksime, kõndisime siit hommikul mööda, me läksime mingi 7, mingi 20 siit umbes ja reaalselt mingid inimesed olid juba siin basseini ääres mingi rätikutega ja pikutasid siin. Ja meil on siin hotelli alal isegi kirik. Seda pole küll varem kuskil olnud. Nii, me siis päevitasime seal 2 tundi, rohkem ei viitsinud, käisime, tegime oma lõunasöögi hotellis ja siis nüüd võtsime takso hotellist ja tulime Hersonissosesse ja see on siis meie hotellist mingi circa 6 kilti ja takso läks siis 3 peale 15 €. Nii et jah, taksoga liigeldasin ja mitmekesi tundub täitsa mõistlik. Et me ei ole isegi viitsinud vaadata, kuidas see mingi bussiliiklus käib, sest jah, 3 ja taksoga siis on täitsa mõnus. Aga jah, siin on nagu siuke promenaad isegi. See on ikka nagu siuke suurem koht juba, et siin on mingid baarid ja ma ei tea, siuksed mereäärsed kohad, mingid suveniiripoed ja asjad. Aga jah, me lähmegi siis praegu, tahame otsida, kas me saame omale mingi paaditripi, sest et kui me netist otsisime, siis enamus olid sold out või siis esimesed vabad olid sellel ajal, kui me siit juba ära lähme. Nii et mõtlesime, et me lähme siis vaatame,
et äkki me saame nii, nagu me igal reisil oleme saanud, et me oleme lihtsalt sadamas ringi käinud ja siis vaadanud, et mis nad pakuvad. Nii et jah, see on siis praegune plaan. Me kõndisime ühest baarist mööda, kus me käisime. Baaril oli kohal beach area. Ma saan kindlasti osta. Oliiviõli, jah. Ma toon nüüd hoopis teise maitse. Nii, me nüüd vahepeal siin õhtusöögil ära käinud ja siis meie siin hotellil on täna mingi beach party, nii et me lähme vaatame, mis siin toimub. Ühesõnaga sellel hotellil siis kohe üle tee on rand ja siin on jah siis mingi DJ on siin oma putka püsti pannud ja mingi baar on randa toodud ja lauad ja muidu siin on jah lihtsalt siuke pigem tühi, aga praegu on jah need pukid siis püsti pandud, nii et saad siin oma trinksi teha ja päikseloojangut nautida. Teeme siis hotellijoogi teist testi. Mango Merci oli selle nimi. No, ta ei ole margarita, aga ta on väga hea. Siin on kõikide kokteilidega, nii et näiteks Mai Tai, nagu väga hea kokteil, aga see ei ole Mai Tai, aga ta on hea kokteil, nii et nad on nimed nagu suht suvaks siin pannud, aga vähemalt maitsevad hästi hotelli jookide kohta. Meil on siis reede täna ja me nüüd hakkame minema paaditripile. Me siis saimegi eile sealt Hersonissasest mingist putkast osta omale selle reisi. Tahtsime küll, et see reis jääks meil pigem sinna reisi lõpupoole, et siis on juba veits tugevam jume all ja väiksem tõenäosus, et seal paadi veel ära põleb. Aga jah, ühesõnaga siin näitas, et läheb hästi tuuliseks ja siis nad ei tee neid trippe, nii et siis meil oligi valikus, kas siis täna või homme, aga meil homme on üks õhtusöök pandud restosse, nii et siis me valisime täna ja me lähme siis nüüd praegu kell 15 võetakse meid peale ja meil joppas sellega, et tegelikult sealt öeldi, et ainult 6 kildi raadiuses võtavad nad peale. Aga me saime kuidagi nii ära räägitud, et nad tulevad ikka võtavad hotellist ja paat läheb Maliast üldse, mitte Hersonissasest, nii et me sõidame sinna praegu nüüd umbes mingi pool tundi. Seal on siis söögid-joogid sees, kell 4 läheb ja 20:30 on tagasi ja siis nad toovad meid siia hotelli tagasi ka, nii et 4,5 tundi siis. Ja 85 € nägu läks maksma meil see koos transfeeriga. Meil siin tripil oli siis nii, et kõigepealt sõitsime mingisse esimesse peatuspaika. Seal olime vist umbes mingi 30 minti äkki, siis käisime kiirelt ujumas ja nüüd siis sõitsime järgmisesse kohta. Kell oli vist, ma ei tea isegi. Ühesõnaga, jah, 6 saab ja nüüd me oleme siin siis 1,5 tundi, saab käia ujumas, siis on need paddleboard, supplauad kaasas, saab nendega sõita, siis siin lähedal on mingid koopad, sinna koobastesse saab minna. Ja ühesõnaga siuke chillaks ja siis jah, valget veini valati.
nüüd siis hotellis õhtusööks siin restoranis, nii et vaatame, mis nad meile pakuvad. Siin tundub väga hea söök ja 3 käiku siis jälle starter, pearoog ja magustoit. Mina võtsin lõhe ceviche ja Emps ja Laura võtsid carpacciod. Beef carpaccio. Pearoog, Empsil lõhe, mul beef ja Laural on raviolid. Magustoit on mingi siuke, ma isegi ei tea, mis asi see on. Nimi oli eliksiiri. Väikse teistesti siis. See on jäätis, ma arvan, on ju. See on kõva. Ei ole. On küll. Valgus ei ole. Siin on siuke, ma ei tea, valge šokolaad. See on küll maitseb. Nagu mingi kreem. Ja kõrval on veel mingi kreem. Ühesõnaga, söögid olid täiesti okeid, aga ei midagi erilist. Magustoit vist meeldis mulle kõige vähem, sest ma ei tea, seda kreemi oli kuidagi liiga palju ja see oli lihtsalt nii magus. Aga ma ei tea, ei, steak oli hea, hästi küpsetatud. Ja Emps ütles, et tema lõhe ei olnud üldse ja mingi kuiv ja imelik. Aga jah, ja see esimene eelroog, see oli mega hea, see lõhe ceviche või ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. See oli mega hea. Peab ütlema, et tegelikult siin ei ole ikka päris asustamata, et kui sa siit kõnnid meie hotelli ees on siis siuke nagu, mitte promenaad, aga nagu tee mere ääres on ju, siis siin tee ääres ikkagi on mingid siuksed söögikohad ja ma ei tea, muusika mängib ja mingi väike kirik on siin ja ühesõnaga, et ikka mingeid kohti on, mingid siuksed väiksed supermarketid ja aga jah, mitte nüüd mingi väga hull melu. Ja siin kandis ma ütleks, et pigem on siuksed, ma ei tea, kas siis paarid või siis pered lastega. Nii, mõtlesin, ma räägin natuke seda ka, et ühesõnaga ei oleks mingi reis, kui mina põhimõtteliselt haige poleks. Ja seekord siis põhimõtteliselt mul sellest nohust, nagu see kõrv läks nii lukku, nii et põhimõtteliselt iga päevaga see oli aina rohkem lukus. Ja pühapäeva hommikuks ta oli nagu ikkagi nii hull, et need hääled hakkavad ka imelikult käima, ta hakkab nagu vilistama. Ja kuna mul 2 aastat tagasi oli sama asi ja siis oli lõpuks sellest lukus kõrvast tekkis keskkõrva põletik, siis ma mõtlesin, et igaks juhuks on parem, et kui ma ikkagi siin käin arstil ära, sest pühapäeva hommik ja kolmapäev alles läheb meil lend ja kui ta lennukis oleks mul ka nii lukus, siis see oleks ka kõige parem. Ja siis ma mõtlesingi, et ma küsin siit kõigepealt hotelli siit receptionist, et kas neil on siin mingi, või et kuhu haiglasse või EMO-sse ta soovitab mul minna. Aga siis see tädi oli, et ei, et 15 minuti pärast saab, et neil on siin, ühesõnaga neid Stella hotelle on siin 4 tükki ja nad on kõik suhteliselt kõrvuti siin. Ja siis see tädi ütleski, et siit siis kes iganes see poiss võtab peale ja viib siis selle pagiga sinna teise hotelli. Ja saingi kohe arstile, sest keegi teine oli veel vist omale arsti kutsunud. Ja vaatas üle, sain oma antibiootikumid, mingid kõrvarohud, kurgule veel midagi. Ja see visiit läks siis maksma 150 €, pluss siis rohud läksid 36. Ja see oli ka veel hea, et muidu oleks pidanud minema ise apteeki kuskile, see on siit ka veits eemal, meil siin päris hotelli kõrval ei ole apteeki, aga nad siis hotellist ise, ühesõnaga võtsid kõik mu andmed ja tõid veel mulle rohud siia hotelli ka mingi paari tunni pärast, nii et selles mõttes ülimugav. Ka jälle siuke tore asi ja kindlustus maksab kinni ka, ma loodan. Nii et selles mõttes väga mugav, et kui sul on siin hotellis arst olemas ja saab sulle siin kõik rohud vajadusel välja kirjutada, et ei pidanud ise hakkama seiklema kuskile. Kuigi ma arvan, et kui ise oleks EMO-sse läinud, siis ilmselt see visiit ei oleks olnud nii kallis. Ma arvan, et siis ta oleks läinud mingi kuskil 50 ringis äkki, vähemalt nii palju, kui ma guugeldades aru sain, et hotellides ongi see 150 on normaalne siin. Nii et jah, ja nüüd mul ongi põhimõtteliselt sain oma rohud kätte ja pühapäeva lõunaks mul oli juba jumala okei olla, nii et see oli hea mõte, et me käisime ära seal. Ja siis täna on teisipäev ja hommikul oligi siis uuesti selle sama arsti juures kontroll ka, ehk siis ta vaatas uuesti mu kõrva üle ja oligi paremaks läinud, nii et ühesõnaga väga tore oli kõik.
aga täna jah, siis peakski vaatama vaikselt välja liikumist, me ootame praegu taksot, me lähme nüüd Heraklioni ja tõmbasime, siin on siis see Freenow takso äpp ja me oleme siis suht palju sellega siin ringi liikunud, ise omale tellinud, kuigi vist väga palju vahet ei ole siit hotellist küsides või siis ise tellides, need taksohinnad on suhteliselt samad igal pool, et suht fiksitud, väga midagi kaubelda nendega ei saa. Ja Heraklioni siis praegu äpp näitas või võttis maha 42 €, aga siin on iga kord niimoodi, et kui ta lõpetab sõidu, siis on veel lisaks mingi paar euri maha läinud, aga jah, suhteliselt samad hinnad on igal pool, et kas võtad äpist või tänavalt või hotellist. Nii et jah, aga jah, täna on siis shoppingupäev, nii et lähme vaatame selle Heraklioni üle. Selles mõttes ka tore, et meil on nii suur see basseiniala, sellepärast et mega suured lained on iga päev ja punane lipp kogu aeg, nii et jah, väga inimest ujuma ei saa minna, või just saaks, aga mitte just kõige mõnusam. Täna meil on siis viimane õhtu ja meil on nüüd siin hotelli teises restos laud, kus on siis ka see a la carte menüü. Nii et me nüüd kella 7 lähme sinna ja seal on siis samamoodi see eelroog, pearoog ja magustoit. Nii et jah, vaatame sellega üle. Eelroaks toodi siis mingid sellised asjad, mingid lõhega, ma ei tea, põhimõtteliselt bruschetad ja asjad ja veel mingid saia ja proseccot. Siis toodi veel Kreeka salat ja Caesari salat. Ma juba ütlesin valesti, see on tegelikult mingi mükonase salat, hoopis mitte Kreeka salat. Pearoaks siis võtsime kõik riiba-steigi ja siin on siis mingid erinevad kastmed ka juures ja mais ja kartul ja brokoli. Magustoiduks siis põhimõtteliselt šokolaadifondant. Söömas käidud ja mega head söögid olid, eriti see riiba-steik, see oli tõesti nagu mega hea. Siin on jälle need kiisupojad magavad. Aga ja, riiba-steik oli seal mega hea, seda tegelikult ei olnud menüüs, aga kuna mingit sea-asja polnud täna, siis nad pakkusid selle eest, selle asemel riibaid, nii et me võtsime selle ja imeline. Nii, võtsime siis nüüd hotellist omale takso lennujaama ja hotellist läks see 45 €. Nii et jah, minema läbi meie reis ongi. Nii et bye!